Tervist veel kord. Aitäh, et te olemas olete. Annate mulle palju jõudu. Kaevan neid suuri kaustade virnu, mis on kogunenud aastatega ja vaatan vahel, et millal ma olen jõudnud seda kõik teha, et pööningul on veel 2 niisugust parajat kuhja. Ja kuna täna on kõikide pühakute päev, siis oleks huvitav väikese niisuguse sissejuhatuse teha, mis käsitleb inimest. Ja ma ühte lugu võtan välja, olles kunagi väga korralikult uurinud marksismi, leninismi ja kõike sellega kaasnevat, mis oli väga õige ja vajalik. Ja teoloogia õpingute jaoks eriti, sest ma õppisin ka teoloogilisi tõdesid väljendama marksistliku filosoofia kaudu. Ja see ei ole sugugi rasket mitte midagi, sest et marksism on paar astet või 1 aste alla astendatud teoloogia tegelikult. Ja siis on huvitav niimoodi värskendada ennast ja võtta välja vana Nõukogude kirjandust, 1965 filosoofia leksikon. Nagu näete, järjehoidja paberid on ka ära pleekinud ja juba pool lagunevad, see on sellest ajast siia vahele jäänud. Ja mida siis Nõukogude süsteem rääkis sellest tuleviku unistusest? Kuna täna on kõikide pühakute päev, siis kes on pühak? Ja nüüd loeme siit sellest Nõukogude ideoloogia soovunelmast, missugune peab olema tulevane Nõukogude inimene. Ja sugugi pole öeldud, et ainult 1 väike osa on selliseid, see on siis see eesrindlik klass või kompartei, nagu algselt ta pidi olema, vaid et kogu ühiskond kujunebki ainult sellistest inimestest koosnevaks. See on väga ilus ja kuulake see jutt ära, ma ei pila kedagi, see on tõsine asi kõik, see on meie elu, see on meie ise. Ja siis esimene jutt räägib siin kommunistliku kasvatustöö põhiprobleemiks on moraal ja uue isiksuse kujundamine. Tuletab meile see ju meelde otsekohe mida. Uues testamendis räägitakse vanast inimesest. Vana inimene oli see, keda määras tema isiklik tahe, patusus, kired ja kõik niisugused asjad, emotsioonid. Uus inimene pidi olema läbi püha vaimu sündinud moraalne uus isiksus. Nii, see on täielikult võeti see teoloogiline moment üle Nõukogude ideoloogiasse, aga väljendus see natuke teiste sõnadega. Ühiskondliku kohuse mõistmisel rajanev inimese käitumine ei vaja mingit välist sundust ja viib tõelisele isikuvabadusele. Seaduste koodeksi ja administreerimisvormide loomulik asendumine kommunistliku moraali normidega on revolutsiooniks kõlbluse ajaloos. See toob kaasa ka sundimisprintsiibi kadumise. Kommunistliku moraali normid põrkavad tänapäeval oma levikus mitte kommunistlike kõlblusnormidega kokku 2 plaanis. Sotsialistliku ühiskonna sees, kus vanad oma ajarajalonud normid eksisteerivad kui mineviku igand, kui ühiskonnas kehtivatest seadustest mitte kinnipidamise ja nende rikkumise tagajärg, mis sünnitab amoraalseid tegusid ja kuritegusid. Väljaspool sotsialistlikku ühiskonda on kommunistlik moraal vastasrinnas kodanliku ühiskonna moraaliga. Selles keerulises võitluse ja loova ülesehituse käigus kujuneb välja kommunistlik moraal kui kogu inimkonna tulevane moraal. Ja meelega ütleks siia peale aamen. Ja veel 1 tsitaat, missugune siis on ideaalne inimene tuleviku ideaalkommunistlikus ühiskonnas, kus juures eeldatakse, et kõik inimesed kogu ühiskonnas on niisugused. NLKP programm määrab kindlaks ka teed uue inimese igakülgselt arenenud isiksuse kujundamiseks, kelles harmooniliselt ühinevad vaimne rikkus,
moraalne puhtus ja kehaline täiuslikkus. Kommunism on assotsiatsioon, kus saavutatakse harmoonia isiksuse ja ühiskonna vahel. Kallid sõbrad, kellel võiks selle vastu midagi olla? See on ju väga ilus. See on nii kõrge ideaal, et võiksime öelda, et see on kommunistliku pühaku ideaal. Ja selle teooria kohaselt on võimalik, vähemalt niimoodi selles süsteemis arvati, et on võimalik see ellu viia, kui me kõrvaldame elust kaks asja. Ekspluateerimise, see tähendab, et ühe inimese ekspluateerimise teise inimese poolt. Ja siis, mis see teine tegur oli, siis see, mis tegelikult viitab maniheistlikule õpetusele, mis on mitu tuhat aastat vana, ammu enne kristlikku religiooni. Maniheism õpetas, et mateeria ise on halb ja hea. Hea mateeria on head inimesed, halb mateeria on halvad inimesed. Ja siis arvati, et kui me halvad inimesed, kapitalistid ja kurnajad ja mõisnikud ja need kõik ära tapame, korras kõik. Halbadest on lahti saadud. Nii. Seda nimetati nõukogude humanismiks ja muuseas, humanism ta ongi. Sest humanistliku maailmavaate kohaselt inimene on loomult hea ja sündides tabula rasa puhas tahvel, ainult siis ühiskond hakkab sinna vale asja peale kirjutama. Teed lapsena pahateod, saad vitsa, see nüüd põhjustab sinust eluaegse vägivaldse inimese, et korra sul siit kinni võeti. Nii et sama primitiivne oli see mõtlemine. Kuna vene rahvas on hingelt religioosne, siis seda kommunistlikku ideaali oli imelihtne üle võtta tänu sellele, et ortodoks kiriku teoloogia astendati üks aste allapoole. Kui kristlikus riigis ideaaliks on taevariik maa peale, siis kommunistlik ideaal oligi ju, nüüd proovime teistmoodi taevariiki maa peale teha. Kõik on pühakud. Ja mida siis veel kirjutati? Kommunistlikus ühiskonnas kaob ära miilits või politsei, kohtuorganid, üldse igasugused sunnivahendid kaotavad mõtte, sest kõik inimesed on moraalsed, täiuslikud ja käituvad ainult õigesti lähtuvalt ühiskondlikest huvidest. No see on lõpmata ilus. See on tõesti ilus. Aga kuidas seda ellu viia? Kellega? Ja nüüd siin ongi kaks inimese kontseptsiooni põhiliselt. Humanism ütleb, et inimene on põhiliselt hea, ainult on välised takistused. Ja kirik õpetab, et inimene on loomult kuri, lapsest saadik, patust rikutud ja kui tema üle ei ole korralikku korda, siis hoia alt, mis ta tegema hakkab. Ja nüüd nõukogude ajal me nägime, kuidas esimeste põlvkondade, võtame 30. aastate Komsomoli. See oli tõesti ideeline, ohvri valmis. See peaaegu oli niisugune nagu kristliku usu algaeg. Erilise innukusega niisugune pühendumine, ohvrimeelsus, enda ohverdamine ühiskonna jaoks. Kes teist on lugenud või teab sellist raamatut nagu Ostrovski Pavel Kortšaginist, kuidas karastus teras, kes teab, tõstke käsi? Oi, kui vähe, ma teeks selle raamatu koolis kohustuslikuks kirjanduseks. See raamat ja selle alusel tehtud film oli mulle isiklikult nii võimas impulss. Kell 11:30 tulin Türil kinost välja, kus see film oli. Esimene mõte oli, kas ma olen viletsama tahtega kui Pavel Kortšagin. Ma pean olema sama kõva mees. Ja siis, kui ma veel ei olnud 16 aastat vana, valetasin Tellise tehases ennast vanemaks ja sain suveks sinna 3 kuuks tööle konkat lükkama. See oligi see, mida Pavel ka tegi. See oli ränk raske töö, üks teine jõnglane oli veel. Trügida seda konkat, see oli tõesti raske, aga see tahte impulss, mis oli, see oli kasvatuslik, see oli võimas asi. Aga muidugi aeg läks ja ideelised kommunistid pudelesid vaikselt minema ja partei, kuna see oli niisugune hüppelaud ka majanduslikult parematele töökohtadele, siis tasapisi partei täitus
kuidas nimetada, nendega, kes hiljaaegu ütlesid, et nad läksid sinna selleks, et seda seestpoolt laametada, lõhkuda. Muidugi on see vale, kuid objektiivselt nad tegid seda, sest nad oma isikutega kompromiteerisid kogu kommunistliku kõrge idee. Sellest sai karikatuur. Ja selle tõttu, kui suure Isamaasõja ajal või teise maailmasõja ajal isegi Gulagi vangid kirjutasid 100 000 viisi avaldusi, saatke mind rindele Stalini eest, Isamaa eest või kodumaa eest, kommunismi eest surema, et lunastada oma patt. Siis 1990 ei olnudki enam kommuniste võtta, kes oleks valmis olnud Lenini suurte ideede eest surema, nii nagu nad parteisse astudes kõik avaldusele kirjutasid. Vaadake, see on iga ilusa liikumise saatus. Ja kui Eestis me teeksime ausate ja õilsate meeste partei, ja tõesti see esimene punt, kes kokku tuleb, ongi sellised. Ja siis juhtub ime, rahvas ütleb, aitab korruptsioonist, valime need tuntud õilishinged sinna. Otse kohe, nagu võim tuleb nüüd nende kätte, hakkab sellesse parteisse massiliselt trügima keda? Saamamehi. Ja need saamamehed, kuna neil on eesmärk ainult saada, söövad imekiiresti välja ideemehed. Peale vabadussõda Eestis olid ideemehed. Võiks öelda, teda esindas aristokraatne Tõnisson. Kõik ideemehed suruti kõrvale, neid asendasid saamamehed, pätslased. Vabandust väga, kui ma mõne poliitilisi vaateid puudutan, see on minu nägemus, see ei pruugi ju absoluutselt õige olla või mida tahes. Ja lõpuks Päts sai sellega hakkama, et vabadussõjalased, kes riigi välja sõdisid, neid diskrimineeriti. Palun, represseeriti. Nii et see on kõikide ausate liikumiste saatus. 3 sajandit kirik, kuna ta oli jälitatu seisundis, see tagas ridade puhtuse. Nagu Theodosius suure ajal 394-5 aastatel tehti riigi usuks, siis tormasid sinna kokku kõik, kes tahtsid piiskopi kohti saada. Ja siis hakkavad pahandused pihta. Siis ei jõua kirjanduses äkki ära lugeda, et mis juhtus. Kust tuli korruptsioon kirikusse? Sest on üks inimtüüp, kes ainult vaatab, kas saab kuskilt jälle midagi kahmata, mingile positsioonile jälle paisuda, pungida seal. See on inimkonnas see traagika. Ükskõik, mis te inimese kätte annate, välja tuleb sealt ikka see sama värk. Nii, ükskõik, mis te annate. Tänapäeval põhisõna, mille nime all kõike kurja tehakse, on ju mis? Demokraatia. Oi, kui ilusti see läheb. See lubab kõike. Siis võib kõike teha. Tappa, pommitada, sõdu teha, röövida, varastada, valetada. Demokraatia. Nii. Ei tea, mis järgmine niisugune moesõna on, mille all siis võib siis jälle ennast hakata niimoodi teostama. Aga läheme nüüd siis algasesse tagasi. Alustasime oma tänast siin niisugust ärritust lähiminevikuga ja ka olevikuga. Läheme nüüd algaegadesse tagasi. Ajalugu jaguneb siis selles mõttes käsitlusviisilt üldplaanis 2. Üks on ametlik akadeemiline ajalugu. Ametlik akadeemiline kujunes välja põhiliselt 19. sajandil. Ja kahjuks selle sajandi arusaamad suuresti kinnitusid kooliõpikutesse ja raske on hakata seal midagi muutma. Kui palju oli mul algkoolis juba selle üle pahandusi, eriti ka ajaloo teemadel, et mina tirisin kooli kaasa igasuguseid vastikuid ja valesid raamatuid, mis siis kooliõpikuga polnud kooskõlas ja esitasin vastikuid küsimusi. Ja õpetajad lahendasid neid väga ebapedagoogiliselt. Käitub halvasti, rikub tunnis korda ja siis mindi üle uue süüdistusele, mis alati pandi, oli käitub ülbelt ja üleolevalt. Nii. Ja põhjus oli väga lihtne. Kui Egiptuse kohta kodus isa luges raamatut Tutanhamoni hauakamber, mis oli inglane Carter kirjutanud nendest uurimustest,
vedasin selle kooli, see oli küll siis venekeelne ja 6. klassis oli mul vene keel juba päris hästi käes. Siis oli pahandus, sest see oli natuke muu jutt kui see, mis kooliõpik rääkis. Ja mispärast ma peaksin uskuma seda, et pronksist meislitega taoti mäest välja 1000-tonnine kiviplokk täiesti kanti igatepidi ja viidi kuskile kaugele kohale. Miks ma peaks sellist juttu uskuma, et seda tehti puurullidel köitega vedades? Nii. Ja vaat siin ongi nüüd 2 asja, kui ühelt poolt need egüptoloogid ja sumeroloogid, kes tegelevad päris teemadega, tõlgivad neid ürikuid, Egiptuse keelseid kirju desifreerivad, Sumeri kiilkirjad tõlgitud, uuritakse neid, siis nemad saavad ka ametlikult akadeemikuteks kui sumeroloogid, kui egiptoloogid, aga see on nagu eraldatud rangelt sellest, mis läheb laiatarbekaubaks. Laiatarbekaubaks läheb ikka seesama inimene on ahvist arenenud ja püramiide ehitati niimoodi, et köitega veeti ja kõik ja rahumajas, eks ole. Nii et minul lõppes see alati päevikusse märkusega, ülbe käitumine ja kodus siis oli köögi käterätikuga mul jälle kokkupuuteid natuke. See tegi küll nalja rohkem, ega see valus ei olnud. Mis sa seal jälle teed? Mis sa seal jälle teed? Vean raamatuid kooli, mida ei ole vaja sinna viia. Ära siis vii. No aga see on palju huvitavam kui see, mis koolis räägitakse. Nii, väikesed seiklused minevikku. Ega ma õpetajate peale pahane ka ei ole, nemad olid ka hädas meiega. Kui sul niisugused tegelased klassis on, eks sa katsu siis. Nii, läheme siis edasi ja me tahaksime nagu kõik meie teemad suunduvad sellesse, kes me ise oleme, kuidas alles jääda, kuidas säilida meie selles geograafilises situatsioonis siin ja mida peab teadma riigist, et riiki teha. Ja missugused on need probleemid, mis meie oma rahval selle realiseerimisega on. Mõnede mõistete selgitusi natukene. On hämmastav segadus, mis valitseb terminoloogias. Ma ei uskunud alguses oma kõrvu ja mõtlesin, et see on minu mingi halb ettekujutus, aga õnneks oli seekord laua taga hulk inimesi ja ma pärast sain nagu kontrollida üle. Kui kindral Einsel rääkis mõningaid asju, mis olid väga nii ütleme skandaalsed, siis ma küsisin üle, et kas ikka on nii, nagu te rääkisite. Kinnitas, et ja oli küll. Ma aitäh, nüüd on mul autoriteetsest allikast teada, et Vietnami sõjas 40% Ameerika ohvitserid said surma oma meeste kuuli läbi. Siga ülemus saab esimeses lahingus täie ära. Ja siis, kui see välja tuli, siis hakati neid surnuks loopima granaatidega. Niisugused asjad. Sellest avalikult ei räägita, aga näete otseallikast. Võtame siis esimese mõiste demokraatia. Meil on siin räägitud sellest, et see demokraatia mudeliks on see Anglo-Ameerika mudel, mis tähendab kindlasti siis mitmeparteisüsteemi. Ja Anglo-Ameerika maailma arrogantsus ja niisugune egotsentriline ülbus ei lase neil näha maailma millegi pärast avaramalt ja sellest on tehtud ainukene demokraatia mudel. Kõik, kelle demokraatia toimib teisiti, on siis Ameerika silmis ja Inglismaa silmis, et seal ei ole demokraatiat. Tegelikult muidugi majanduslikult võttes on asi palju lihtsam. Demokraatia on seal, kus on see nafta, mis meie käpa all on. Ja kui nafta on meie käes, siis meid ei huvita üldse, mis seal riigis tehakse, nagu Saudi-Araabias. Saudi-Araabia inimõiguste rikkumine ei huvita mitte kedagi, sest nafta on käes. Nii. Nafta võib olla selline õnnetus ühele maale ja riigile, et hoia alt. Mis on siis demokraatia? Lapsik küsida, eks ole, me kõik teame, et see on rahva võim. Aga kuidas rahvas oma võimu teostab, on väga erinev. Ja see sõltub väga paljudest teguritest, klimaatilistest, geograafilistest, ajaloolistest, psühholoogilistest, geneetilistest, sidemetest kosmosega ja kümnetest teistest teguritest. Kuidas üks rahvas teostab oma võimu. Ja nüüd väga niisugused pahandust tekitavad küsimused, millega
mina ka omale siin järjekordselt tuliseid süsisin. Õnneks on mind kuidagi avalikkuses rahule jäetud, ei torgita või maha vaikitud. Ehkki ma tihti ootan, et nüüd peab küll mingi eriline sõivulamiin tulema, aga ei tule. Ma isegi proovisin ühes Tallinna televisiooni saates Mõtleme taas, ma suisa provotseerisin, küll kõik faktidega tõestades. Ja arvasin nii, no nüüd tuleb. Mitte midagi ei tulnud. Ma olin pettunud isegi ja küsisin siis Andres Raidi käest, et mis siis juhtunud on, kes magati maha või mis see on? Ei, et kui on ikka nii esitatud, faktoloogiliselt kinnitatud, siis on täielik vaikus, mitte midagi ei tule. Mitte vaikus kõik. Ei puutu keegi. Mis on siis see demokraatia, kui see rahvavõim on? Ma küsisin seal, see ju toimus Saksamaal, see jutuajamine, kus juhuslik kokkusaamine oli Tartu Ülikooli lõpetanud doktorantidega. Kenad daamid, nii üle 25 natuke, doktorandid. Mina õnnelik, nüüd saame rääkida politoloogia ja kõik läheb huvitav vestlus õhtul lahti. Ja siis selgus nende hämmastav harimatus kõige lihtsamates asjades. Ma olin ehmatanud ja küsisin, no aga kas te siis filosoofia ajaloo alusel ei tea, ütleme seda poliitökonoomiat ja riikide süsteemi? Ei, et me pole filosoofiat õppinud. Kuidas see võimalik on? Mida te siis õpite seal? Me oleme õppinud erinevaid demokraatliku valimise süsteeme. Tähendab, kõrgharidus on niivõrd politiseeritud. See pole ju akadeemiline haridus enam. Ja nüüd üliõpilastega, mis on? Mina küsin üliõpilaste käest. Rahvas tuleb kokku ja valib ühe mehe kuningaks. On demokraatia või mitte? Ei ole. Aitäh. Sama rahvas tuleb kokku, valib sama mehe presidendiks. Kas on demokraatia? Jah, on. Mis siin vahet on? Vahe võib olla küll, aga palun selgitage mulle seda. Keegi ei oska seletada. Mis on kuningriik, mis on keisririik, mis on vabariik? Ei teata elementaarset terminoloogiat. Kuidas siis rahvas oma võimu erinevates kultuuri ja nendes süsteemides siis teostab? Meie siin ütleme, et Hiinas ei ole demokraatiat. See on meie arvamus. Aga mismoodi me saame seda väita, et Hiinas ei ole demokraatiat? Mis? Õigusega. Millega me põhjustame seda? Ja Hiinas on kommunistlik partei. No siis, nii. Vaatame ligemalt. Rahvas tuleb kokku, valib. Ma küsisin, palju on Eestis Riigikogu liikmeid? 101. 101 esindavad Eesti rahvast. Aitäh. Kas neid võib olla 71? Ja võib küll. 51? Jaa. Vast aga 21 tükk aega vaikust, siis osa ütleb, et noh, et vist siis ikka võib küll. Siis ma küsisin, kui suur on kõige väiksem arv, kellele rahvas võib delegeerida kogu võimu. Aua vaikus. Lõpuks tõusis üks arglik käsi, ütles 1. Maast õige, aga inne on selle eest 5. Nii. Võib ju ühele delegeerida. Nii. Kriisiolukorras on ka meie põhiseaduses öeldud, et presidendile delegeeritakse palju suurem käsu- ja keeluvõim, eks ole, kriitilises olukorras. Saadakse aru, et siis ei ole enam aega erakondlikeks kemplemisteks, vaidlemisteks, sõjaks ja laimuks ja poril loopimiseks ja kaklemiseks, kui häda käes on. Mitu kaptenit on laevas? 1. Miks laeva ei juhita merel reisijate koosolekuga? Kas te kujutate ette, et lennuk ennem reisi tuleb stjuardess ja ütleb, tähelepanu lugupeetud reisijad, palun esitada kandidaate lennuki komandöri ja esimese ja teise tüürimehe kohale. Nii. Täitsa õige. Jüri on siin. Jüri on ju kihvt kutt. Jüri mängib kitarri, iga päev telekas näed. Me oleme Jüri lennuki komandöriks. Kes on selle poolt hääletage, eks ole. Absurd, jah. See on loomulik, et lennuki juhtimist õpitakse palju aastaid, siis on praktika, kuni sa esimest korda tohid iseseisva lennu teha. Reisilennukis tavaliselt istub sul siis alati veel teine kõrval.
Teed küll kõik ise, ta ei sekku, kuid vajadusel sekkub. Hävituslendur, kes üksi lendab, teab, et nüüd on see, kus ma esimest korda üksi lähen. Ja nüüd me arvame, et riiki võib juhtida ükskõik kes. Telediktor, sportlane, viskab ketast hästi, ta vai peaministriks, eks ole. No see on absurd. Täielik absurd, minu arvates. Muidugi see on minusuguse paha inimese kohutav jutt, aga võib-olla on siin üht-teist mõtelda. Võtame nüüd demokraatia niisuguse ilusa eeskuju iseenesest, nagu on antiigis Kreeka linnriik, Polis. Polis oli kahtlemata, ütleme, kohaliku selle võimu mõttes, kohaliku omavalitsuse mõttes võiksime öelda tõesti peaaegu ideaalvariant, avalik tahvel, kuhu teated välja pandi, avalikud rahvakogunemised platsile, muidugi ka rahvaarv oli väiksem, mis seda võimaldas. See on ka ilus eeskuju, aga praegu vast teostatav rohkem kohaliku selle omavalitsuse tasandil. Väga hästi oleks teostatav. Aga kuidas siis rahva tahe, kui selles samas antiik-Kreekas, kellel oli valimisõigus? Sõduril. Ainult see, kes oli valmis surema relv käes, tohtis ka hääletada. Nii. Temal oli hääleõigus. Vabandust väga, aga orjad ja naised hääleõigust ei omanud. Midagi pole teha. Niimoodi oli. Võtame demokraatia mõiste siis, kui näiteks rahvas kriisiolukorras hääletab ühe mehele totaalselt kogu võimu. Võiksime öelda diktaator. Ja miljonid vaimustatult tervitavad ja armastavad seda juhti ja kannatavad ära ka riigi huvides selle juhi poolt korda saadetud karmikäe poliitika. Meile tundub imelik see, kuidas võisid ja võivad tänini venelased Stalinit austada. No meie jaoks see nimi ju tähendab ainult midagi kohutavat, eks ole. Vene ajaloolane ütles ilusti mulle selle peale. Kui on riigi huvid mängus, siis načit tak nada. Nii. Ja ta ütles veel midagi. Мы уж народ такой. Me oleme juba niisugune rahvas. S nami način nelja. Meiega teisiti ei saa. Kord peab olema. Ja iga selles kollektiivses teadvuses, ja venelastel on tugev kollektiivne teadvus vastandina meie äärmuslikule individualismile, et ollakse valmis keretäit vasta võtma, teades, et riigi huvid nõuavad seda. Meile tundub imelik, et Konstantinus Suur lasi oma poja ära tappa, et Peeter Esimene oma poja lasi surnuks peksta, et Ivan IV tappis ise ära. Mina ütleksin niimoodi, kui riigi huvid seda nõuavad, siis riigi valitseja tegelikult oli vaja nii teha. Tuleb põhjused uurida, sest et riigi valitseja esimesel kohal on riik ja riigi huvid. Ja kui sinu pojast tuleb lontrus, kes seda ohustab, siis ei ole juttu. Nii. Seda on meil raske mõista niimoodi nii inimlikul tasandil. Aga vaat see tasand ongi, mis kahjuks meil eestlastel on liiga nõrk, vaat see riigi huvide mõistmise tasand. Aga me tuleme selle juurde veel tagasi. Ja et vaba riik, vana antiik-Roomas ei ole sugugi vabariik tänapäeva mõttes. Antiik-Rooma vabariik oli samuti aristokraatlik. Ja väga piiratud oli nende inimeste arv, kellel oli õigus millestki kaasa rääkida. Mis on kuningriik? See on see, kui ka viikingid valisid omal kuninga. Talle omistati ka täisvõim. See tähendab, ta peab valitsema kuningana. Ei ole diktaatorina või viia. Neljandaks oli siis Hiina kaupadega maailma turu üle ujutamine. Siis tegi kaval hiinlane veel kavalama näo.
pani oma targad silmad veel rohkem niimoodi kokku ja ütles, 5. punkt, mõtelge ise juurde. No ma olen nüüd tükk aega mõtelnud seda, mis see ikka see 5. punkt on. Ja kui ma näen Hiina võimast tõusu, siis ei ole kahtlust, mis see on. Nii et öelda, et sellises riigis ma ei julge seda naaberriiki puutuda, siis ma saan kohe omale templi otsa ette. Et kui ühel riigi presidendil, kes on otse valitud, on 86% toetus, on siis demokraatia või ei ole? Noh, ka niimoodi küsimusena teeme siis ainult. Niimoodi on siis need põhimõistetega natukene, nii et rahvas võib delegeerida, see on rahva tahe, oma võimu ka ühele inimesele. Ja kui Fidel Castro peab Havannas 4-tunnist kõnet, mida kuulab arduses 4 või 2 miljonit inimest, kas see siis on rahva tahe või mitte? On ju. Ja õiget juhti rahvas austab ja armastab, ka siis, kui ta vajadusel malakat annab. Laps, kes isa käest peksa saab, mõistlikult muidugi, saab ju aru, ega siis isa ei vihka last. Ja olles suure praktikaga Nõukogude Liidust, ma alati tundsin, et Nõukogude Liidus on, kui sa hea laps oled, siis on igavesti muretu elada. Sotsiaalsed garantiid olid nii vägevad, et ega tõesti muret ei olnud. Ei tööga, ei mingite arvete maksmisega, ei söögi puhtuse või selle saamisega või tööpuudus või midagi, seda ei olnud. Et Nõukogude riik oli hea, aga karm isa. Kui sa olid hea laps, oli kõik korras. Aga teatud piilid olid, kust ei tohtinud üle astuda, siis olid muidugi pahandused. Ja mida siis lõpupoole läks, seda vabam ja lõdvem siin Nõukogude Liidus kõik oli. Nii et lõpu peale peaaegu oli nagu kõrge KGB ülemus ka ütles, et narod jäzõki raspustil pust paltajut. Rahvas on keeled lõdvale lasknud, las lobisevad. Nii, me teame ise ka. Nii läheme siis nüüd hüppame tagasi aastasse 28 800 aastat. Ametlik ajalugu ei julge minna kaugemale minevikku, kui nii umbes 5-6 tuhat aastat tagasi, siis aitab küll. Egiptuse vaaraode loetelu, mis on olemas täielikult Egiptuse kirjades, loetlevad vaaraosid 36 000 aastat. Mille kohta ametlik ajalugu ütleb. Ametlik ajalugu tunnistab ainult 5000 aastat. No aga edasi, ametlik ajalugu. Kuidas siis need ülejäänutega on? Et kõik need vanad kultuurid, mis kuuluvad veeuputuse eelsesse aega, need kultuurid on dateeritud kõik siiapoole veeuputust. Miks? Et meie senised arusaamad jääksid püsima, muidu libiseb pind jalgade alt liiga ära. Muidu me ei valitse ajalugu ega ei korralda teda, läheb käest ära. Nii. Peale selle kerkib üles siin väga ebamugav küsimus. Kui olid suured kultuurid enne veeuputust, siis järelikult meie arusaam igavesest progressist ja arengust ilmselt ei kehti, sest mis põhjustasid neid kataklüsme, ja siis järelikult võivad need korduda. Tsüklilised on asjad. Ja vaat see tsüklilisus ei meeldi. Meile meeldib igavene areng. Nii, kõik saame varsti selliseks, nagu me siit kuulsime. Täiuslikeks, moraalseteks, kehaliselt, vaimselt, hingeliselt, kõik niimoodi. Tiivad ainult veel puuduvad juurest. Selles on see põhjus. Ja nüüd, kui sumerite algusesse tagasi minna ja muuseas kõik nende vanade kultuuride pärimused algavad millest? Olgu see Jaapan, olgu see Hiina, olgu see India. Olgu see Lähis-Ida, olgu see Ameerika kontinent. Kõikide nende vanade kultuurrahvaste algsed pärimused on mis? Sealt tuldi, jumalad tulid ja tegid kõik. Me oleme siirdekultuur siin maa peal ja ma olen ise üha rohkem veendunud selles, ma ei suru seda arvamust peale, see on minul kujunenud kõige selle põhjal. Me oleme sisse toodud liik. Meid õpetati, kuidas käituda siin, aga me ei ole sellest hoolinud, me oleme muutunud inimkonnana
maailma peal kiirelt paljunevaks bakteriks ja parasiidiks, mis pistab kõik nahka. Ja nüüd on küsimus, kui kosmilises süsteemis meie ohustame oma niisuguse hävitaja bakteri tegevusega ühte elavat organismi, mille nimi on maakera, siis ilmselt sekkutakse kosmiliselt ja öeldakse, aitab küll. Te lööte tasakaalust välja kogu süsteemi. See on üks võimalik hüpotees, mis tundub ka suuresti, võib väga võimalik olla. Raudselt ei ole siin ühegi hüpoteesiga, et nii on, vaid ma esitan neid kõiki nii palju, kui ma ise tean. Siis tuleb see piir, mis on umbes nii 4000 piir, kui räägitakse 2 Sumeri kultuurist. Ja selle kohta on siis ka isikud kõik teada, kuidas jumalad tulid või jumalate pojad, anakimmid heebrea keeles, anunnakid. Tähendab tõlkes need, kes taevast tulid. Esimese Moosese raamatu 6. peatükk, 1. salm seletabki. Anakimmid, need, kes taevast tulid, on tõlgitud eesti keelde jumalate pojad. Kes need siis olid? Nendele meelsid maatütred, meeldisid, see tähendab inimrass, kes oli siia juba siis kloonitud. Ja nende järeltulijad olid hiiglased, siis tuntud ja võimsad oma tegudelt. Kui esimene Sumeri riik oli anunnakkide ehk jumalate aeg, muuseas ka filosoof Platon räägib millest. Kuidas ajalugu on olnud mida? Kuldajastu, hõbeajastu, pronksiajastu, rauaajastu ja rauaajastu läheb iseendaga riidu. Muuseas sellest kõneleb ka vist prohvet, Daniel, jah. Daniel ei ole isiku nimi, Daniel on ameti nimi. See oli põlvest põlve antud. Ja me tihti peale neid vanusega eksime selle tõttu, et amet läks edasi ja me pidasime ametit nimeks ja siis tegime järelduse, et mees elas 1000 aastat vanaks. Tegelikult see läks järjest. Nikolai esimene, Nikolai teine, Nikolai kolmas ja nii edasi. Nii. Et selles esimeses jumalate valitsetud riigi seadusandluses ei ole karistusseadustikku. See puudub. On ainult eetilised ettekirjutused. Peaaegu võiks öelda, et esimeses Sumeri riigis, mida anunnakid valitsesid, siis need taevast tulnud jumalad. Et sel ajal inimene umbes midagi siis sellist oligi, et ta ei vajanudki politseid, kohtuorganeid, karistusi, karistusseadustikku. Nüüd tuleb järgmine etapp, kus pooljumalad ehk poolinimesed, pooljumalad, hübriidid kasvatatakse kuningavõimuks. Kuningavõim lasti taevast alla, ütlevad Sumeri kirjad. Tarkus lasti taevast alla. Tol ajal nimetati ka teadmist tarkuseks. Ja nüüd on huvitav, teises Sumeri riigis on juba seadusandlus, kus on üles loetud ka juba karistusi. Kui sa nii ei tee, siis, eks ole, siis hakkame vaatama ja nii edasi. Nii. Nagu kuulus Ammurapi seadus. Ja nüüd, mis on huvitav selle Sumeri riikide puhul? Kui ajalooraamatut võtta, siis mida me sealt loeme? Orjanduslik Sumeri riik tekkis 4000 aastat tagasi ja tekkis. Nii. Kuidagi hirmus äkki tekkis. Ei ole ja äkki on. Nii. Vähe sellest, et äkki on. Kõikide elualade kohta seadusandlused, teadmised, oskused, geograafia, kosmoloogia, planeetide tundmine, täisvärk kõigest, kõikidest asjadest. See on selge, et arengulugu puudub. Ei ole ja äkki on. Mina kujutan seda ette, kui ma lähen suvel paadiga mingile asustamata saarele ja siis vean oma kola sinna randa ja ütlen nii, tsivilisatsiooni algus siin saarel on sellel kuupäeval, sellel kellaajal täpi pealt, eks ole. Ei mingit arengut ei olnud ja äkki mobiiltelefon on. Nii. Matame selle siia maha ja leitakse nii 1000 aasta pärast. Kui te kõik teaks, mida arheoloogia on välja toonud viimasel 50 aastal,
enamus nendest leidudest peidetakse ja on salastatud, sest nad kummutavad täielikult kogu meie senise ajaloo käsitluse. Nii. Kõik, mis imeasju leitakse nii. 2000 aastat tagasi merest välja toodud laevas on arvutusmasin, eks ole. See on olemas kõik. Et see on hämmastav, mis välja tuleb. Ehkki ootame ära, mis siit veel kõik tuleb. Aga hiidluukered, mis leitakse, need otse kohe salastatakse ja võetakse vaikimist tõotus, sellest rohkem juttu ei ole ega ei eksponeerita ka mitte kuskil. Esimene see gigantne surrub luukere, mis leiti Ameerika territooriumil, see anti Vatikanile, et Aadam on leitud. No Aadamaks ta ristitigi. Rohkem ei ole sellest piuksu ka mitte kuskil. Nagu haihtus ära, eks ole. Aga ometi on fikseeritud, et selline asi on olnud. Siin hiljaaegu Kreekast tuli 10-meetrine välja. Ilmusid kohale mustades ülikondades mehed, kes siis tegid selgeks, et niisugust asja ei saa olla nagu 10-meetrine luukere ja andke see meie kätte siia ära. Seda pole, kõik, saate aru. Nii. Nüüd sumeritesse taevast alla lastud kuningavõim ja õpetatakse ka rahvastele siis, mis asi on see kuningavõim. Mis on võimu legitiimsus? Võimu legitiimsus ongi see, et ta toetub siis jumalatele ja peab ellu viima jumalate seadusi maapealses ühiskonnas ja maapealses elus. See annab legitiimsuse. Ja ka Antiik-Rooma vabariik, mis oli tema legitiimsuse metafüüsika, jumalate valitsus. Neid oli kummalisel kombel sama palju kui planeete tol ajal 12. Küllap see viimane ka lõpuks üles leitakse või õigemini tunnistatakse selle olemasolu. 12 on kummaline arv, Zodiaagi märk. 12 pidi olema valitsejal nõuandjaid. Nii. Nõukogude Liidu kompartei keskkomitee oli peasekretär ja 12 liiget. Siis Mitra kultuses oli 12, keda tal saatjaskonda. Jeesusel Kristusel 12 apostlit. See on kosmiline harmoonia ja see arv, mis peab näitama, et see, mis toimub, on õige. Leonardo da Vinci maal püha sööma õhtu söömaaeg. See on täpselt üles ehitatud kindlale astroloogilisele teadmisele. Seal kordub siis 12 arv, siis kordub 4 aasta aega ja iga apostel esindab ühte tähtkuju ja ühte temperamendi tüüpi. Nii, see aasta aegade järele, 4 temperamendi tüüpi. Suurepäraselt on Leonardo seda teadnud ja maalinud kogu selle teadmise sellesse maali. See on nii huvitav teema, et ma tegin selle kohta suure plakati lausa, kus on see niimoodi piltlikult kõik kirjas, et seda võib ka ükskord siin niimoodi veerand tunniga läbi vaadata. Mis on kõik peidetud, missugused asjad, eriti keskaja ja renessansi aja kunsti. Ja kui te õpite sealt neid sümboleid välja lugema, siis te alles hakkate maailma nägema, mis seal tegelikult toimub. Mis sümbolid on kõik Gooti kirikutes, eriti see on hoopis omaette kohati lausa jubeduse teema, mis seal kõik on. Nii et tarkus lasti taevast alla, kuningavõim. Ja nüüd järgmine aste oli see, et tuli siis valmistada ette ja koolitada ka mitte enam pooljumalaid valitsejateks, vaid inimesi endid. Ja esimene mees selleks oli vist Enme Turak oli nimi. Enme Turank, jah. Lõpp kõlab nii nagu vene keeles natuke, aga Enme Turank, jah. Oli siis see, kellele õpetati jumalate seaduste järele siis valitsema riiki. Ja Vana Testament, mis räägib ju riigi kujunemise lugu, kuidas sünnib riik. Kuidas jõuti kuningavõimuni ja mis on keskne teema. See on see, et kuningas peab valitsema ellu viies Jumala tahet. Kuningas Saul võeti ametist maha. Miks?
Otse on öeldud ja kirjutatud. Ta tegi inimeste tahtmist ja mitte Jumala tahtmist. Teisisõnu, ta tegi demokraatlikult. Ja demokraatlik tegemine oleks viinud rahva hukatusse ja hävingusse. Nii et Vana Testament on üks kõige tõsisem ajaloofilosoofiline teos. Lahkusulised on sellest teinud mingisuguse kahjuks diskrediteerinud ka sõna piibel avalikkuse ees ära, sest kui kõik, mis avalikkuses kuuled, on seoses mingi niisuguse pähesõitva ajupesuga, siis loomulikult tekib inimesel vasta tõrge, see on selge. See on tõsine ajalooteaduslik teos, mis on eriteadlaste raamat, mis nõuab terve rea abiteaduste päris põhjalikku tundmist või konsulteerimist nende lõpptulemustega. Nii. Kindlasti piibli arheoloogia, sumeroloogia, egiptoloogia, kõik niisugused ained. Ja muidugi ei saa sellest teha siis niisugust, aga no sellisena ühiskondlikus ta töötab lihtsalt, et täita, see pole piibel, jah, täita Jumala seadusi, et kui me nende seaduste järgi elame, siis me püsime. Niimoodi siis võimu legitiimsus on kosmiline ja võimu legitiimsus ei tulene inimestest ega rahvast, vaid jumalatest. See on väga skandaalselt tänapäeval kõlab. Aga kõigis nendes vanades kultuurides on see vastuvaidlematu ja kui hiljuti siin oli Hiina Rahvavabariigi 69. aastapäev ja 69. aastapäeva vastuvõtul siis muidugi räägiti sellest Hiina kommunistliku partei ajal Hiina majandus, kultuurilistest ja kõikidest saavutustest, eravestlustest pärast siis nii suursaadikuga kui sõjaväeatašeega. Mis te arvate, et nad hakkasid rääkima 69. aastast Hiina Rahvavabariigi väljakuulutamisest? Ei, mis oli mitte päris esimene lause, aga kohe tuli: Hiina riik on 5000 aastat vana. 5000. Nii. Ärgu keegi meile tulgu õpetama, kuidas riiki teha. Me võime seda teistele õpetada. Liu Meng, Hiina suure marssali poeg, kes ka siin oli aastatel tagasi. Ma küsisin, kes on Hiina uuema aja filosoofid. Uuema aja filosoofid? Ta oli haritud mees väga. Ei olegi. Aga milleks neid vaja on? Konfutsius ja Lao Tzu on juba 270 aastat enne Kristust kõik ära öelnud. Mida siis veel seal jahvatada on? Kõik põhitõed on olemas. Selge. Nii. Pani mõtlema, eks ole. Meil on ikka põhiline see, kas on midagi uut. Midagi uut, eks ole. New. Ma näen eluaeg pesupaki, selle pesupulri paki peal säravat silti new, jälle new, eks ole. No mõttes ma kommenteerin neid asju alati tavaliselt vene keeles. Siis on mahlakam ja võõras keeles ei riku, see ei lähe sisse, eks ole. Kui sa eesti keeles pahasti räägid, see läheb sisse. Aga võõrkeeles öeldud, see on nagu libiseb mööda niimoodi. See ei puuduta sind hinges ja ei saa ligi sulle. Sellepärast, kui enam muidu hakkama ei saa, siis võib küll nii võõres keeles midagi teinekord öelda. Vabandada kohe peale ka. Siis on jälle korras kõik. Nii, tuleme nüüd edasi võimu selle legitiimsuse suhtes. Vana Antiik-Rooma impeerium oli siis üles ehitatud sellele samale 12 jumalusele. Nii nagu Kreeka ühiskonnas, Rooma impeerium kultuur oli ju Kreekast ja administratiivne valitsusstiil oli siis Rooma oma ja 12 istus neid Olümposel. Kõige kummalisem lugu on see, et Olümpose mäel arheoloogilised väljakaevamised näitavad, et selle mäe otsas on elatud pikemat aega väga luksuslikku ja pillavat elu. Ju siis seal jumalad siis pummeldasid, ilma naljata. Vein on jumalate jook, ka selle tegemist olevat õpetanud need jumalad, kes tulid, need anakimmid. Ja need 12, kes esindavad siis Zodiaagi märke,
need olid samuti ka Rooma Vabariigi ajal need jumalused, see metafüüsiline alus, mis tagas ometigi võimu legitiimsuse. Nii. Nüüd tuleb Rooma impeeriumis muudatus. Kristlik impulss, mis niimoodi vaikselt hakkab kuskilt sealt provintsist pihta, mille kohta on vist 4 mittekiriklikku allikat, mis sellest räägivad lühidalt. Ja kirik 300 aastat elab jälitatu seisundis, kuid samal ajal ta on korraldatud algusest peale administratiivselt väga hästi, hierarhiliselt. Piiskopid, preestrid, diakonid, akoliidid, kindel nagu sõjaväesüsteem, hierarhiline see subordinatsiooni kord. Nii. Ja tänu sellele, et kirik oli, see tähendab siis illitsita, Rooma seaduste järele keelatud religioon. Kuid kuna Rooma impeeriumis olid need samased, surm oli väga oluline piir. Kõik, mis oli seoses matustega, see oli püha. Kurjategija aua rüvetamise eest oli sama karistus, mis keisri aua rüvetamise eest. Surm oli piir. Ja see on õige. Üle surma ei maksa aukuda enam. Meie siin augume Eestis siin selle üle, et selle pronkssõdurile on seal jälle Eesti valitsus viinud pärja ja midagi teinud ja küsimus on, mis sinna päialindi peale on kirjutatud, kuid Germaani vana tava ja see kehtib Saksamaal tänini. Kui on langenud sõjameeste mälestusmärk, sõltumata sellest, kas omad või vaenlased või kes tahes, antakse au. Surm on piir, siit kaugemale pole. Sellest peetakse kinni ka, või nüüd tähendab sellel praegusel Venemaal. Venemaal on sakslaste sõjaajast jäänud auad kõik nüüd ilusti korda tehtud ja kõik audade lepingud on ja kõik ei ole mingit juttu. See on osa kultuurist, nii et selles ei ole midagi imelikku ega midagi niisugust poliitiliselt halvamaigulist või surm on piir, siit maalt rohkem mitte. Ja langenud vaenlase austamine on sisuliselt iseenese austamine. Kes sa siis ise oled? See on umbes sama nagu meie võimsad kangelased võitlesid vapralt argpüksliku ja viletsa vaenlasega. No milleks siis kangelane pidi olema? Lööd 2 kätt kokku, pauh ja kõik oleks jooksnud. Aga tuli sooritada enneolematuid kangelastegusid, et argliku vaenlasega võidelda. Selliseid tekste oli nõukogude ajal ka paraku, jah. Ja nüüd, kui 3 sajandit süveneb kriis Antiik-Rooma impeeriumis, siis see kriis väljendus ju väga paljudes asjades. Eesti keeles on nüüd ka olemas selle inglase raamat, see Rooma impeeriumi langus. See on nüüd eesti keeles ka välja antud. Noh, see autor oli keele peal. Need languse põhjused, kõik on samad nagu praeguses läänemaailmas. Talupoegade armee asendamine, palgaarmeedega, abielu lagunemine, ainult lõbule üles ehitatud elu, elanikkonna kahanemine, väiketalude kadumine ja suurlatifundiumite asemele tulek. Täpselt kirjeldus on see, mis praegu läänemaailmas toimub. See on üks ühele, eks ole. Ja tulemused siis on muidugi ka ette näha. Ja oma hilisel ajal ju Rooma leegionid elasid veel ainult Germaani barbaritest, kes Rooma ihaluses olid leegionitesse läinud ja leegionite ülemud olid germaanlased ja elasid veel siis barbarite verest veel see manduv ja allakäiv vana Rooma. Ja muidugi vanad jumalad surid, nagu seda öeldakse. Kirik samal ajal oli õpetuslikult, distsiplinaarselt, kultuslikult väga võimsalt välja kujunenud. Ja ehkki oli 10 jälitust 300 aasta jooksul, veriseid jälitusi, siis Matuse kolleegiumitena ometi sai kirik elada ja pidada ka kirikuid, sest oli Matuse kolleegium. Ja siis Room ei puutunud võim, kui Matusega seos oli. Katakombid olid ju üks tüüpiline näide ka sellest siis niimoodi varjatud sellest elust. Kuid kas te arvate, et Rooma salapolitsei ei teadnud, et katakombid on? Muidugi teadis.
aga matused, kõik, diskreetsus. Nii. Nüüd 4. sajandi 300 siis algus, kui tuleb Konstantinus võimule, 4 keisri võim oli Roomas lühikest aega, impeeriumis oli 4 imperaatorit, neid võite näha väikeste kujudena Veneetsias, Püha Markuse kiriku nurga taga seal ilusti viisakalt. Aga nad seisavad kenasti seljad vastamisi kõik. Ja muidugi on, et kui on 4 keisrit, siis on aja küsimus, millal üks järele jääb. Nii ka juhtus. Nii et teised siis niimoodi vaikselt saades olukorrast aru, astusid ise tagasi. Nii väikse, nii enam-vähem. Ja Konstantinusest saab siis ainuvalitseja. Konstantinuse perekonnas, tema ise oli Konstantinus Chlorus, isa oli Gallia asevalitseja, sealt ta tuli ja tema perekonnas olid juba naised kristlased ja Konstantinuse ema samuti. Nii et selles peres oli juba kristlus sees ja kui siis Konstantinus tuleb Galliast oma kiirmarsiga Rooma, siis ta tee peal saab selle kuulsa unenäo, kus talle antakse käsk in hoc signum vinces, selle märgi all võidad ja et tuleb kilpidele maalida Kristuse monogramm. Seda tehaksegi ja siis tuleb see, kuidas seda nimetatakse, ka vale päike. On suvel selliseid hetki, kus oleks nagu 2 päikest taevas, võib-olla on mõni kunagi elus sattunud sellise huvitava nähtuse peale. Igatahes kogu armee saab niisuguse erilise valgustuse ja vaimustuse kilpidele tehakse siis see monogramm peale, see P-täht X-iga ja Mulviuse silla lahingus, ma olen seda kohta käinud ka vaatamas, nagu kõiki teisi neid kohti, nagu kuutõbine lasin mööda Itaaliat ja siis Prantsusmaad ja Saksamaad, kus kõik need ajaloolised kohad ja olulised on. Et ise need kõik ära vaadata, lööb ta siis Maxentiust, kes Roomast tuleb välja, ta meelitab Maxentiuse need kaardiväelased siis niimoodi ennast jälitama niimoodi, et pikki jõe äärt, Tiber jääb siis siia ja siit siis see vägi siis tuleb ja jälitab Konstantinust, kes niimoodi taganedes eest läheb. Siis Konstantinus annab oma väele käsu, stopp, ümber pöörd, rünnak. Ja nüüd jäävad Maxentiuse väed Konstantinuse ja Tiberi jõe vahele. Ja selle hirmsa hooga surrutakse nad siis jõkke, nii et see jõgi oli laipu ja verd täis olnud kõik. Noh, seal on huvitav selle Mulviuse silla juures seda niimoodi ette kujutada ja seal istuda ja vaadata ja uurida kõike seda. Konstantinus suure oluline pööre, mis oli väga olulise tähtsusega üldse riikluse edasisele kujunemisele Euroopa kontinendil ja üldse siis minu kandidaadi väitekiri, ma võtsin ta kaasa ikka, kui on tegelikult näha, Konstantinus Suur, tema Milano edikt ja selle järeldused siis järgmisele ajaloole ja siin on 164 lehekülge ja 4 aastat kirjandust, mis läbi tuli võtta koos allikatega, oli 162 raamatut ja allikate arv oli vist 9 ja nii et siin sai ränka tööd teha, et see küsimus oleks ikka päris põhjalikult läbi käidud viimse konsekventsini, mis üldse siis võtta on. Mõnes teemas tuleb kaevata viimse põhjani ja sügavuti välja, seda nimetatakse professionaalsuseks. Pärast seda sul on analoogia põhjal võimalik seda sügavuti läinud meetodit kasutada igal pool mujal. See on elementaarne professionaalsuse puhul. Kui Saksamaal mul oli loeng Byzantsist ja siis seal oli kindlasti asju, mis tundusid neile väga nii huvitavad ja mees tõusis püsti ja kadus tükiks ajaks ära. Siis tuli tagasi, vaatas mind tunnustavate silmadega ja tunnistas, et ta oli kuskilt New Yorgi Byzantsi keskusest järele küsinud, et kas on nii. Ja siis jutuks, siis ma alles võtsin välja ja kui ma selle raamatu siis laua peale panin ja lehistati, siis olid näod natukene kõik teistmoodi. Nii et kui meie arvame, et kõik läänes on hirmus targad ja meie siin mitte, siis ma ise kogesin seda, et mina siin põhiliselt suure iseõppijana Itaaliat ma olin 15 aastat õppinud enne, kui ma sinna läksin, ma teadsin kõike.
kõik oli nii tuttav, et kui esimest korda olin Michelangelo töid vaatamas Sixtuse kabelis, läksin sinna sisse, siis seal oli palju turiste, kes istusid niimoodi. Ja huvitaval kombel õige kohe tulid inimesed minu juurde, et rääkige meile ka. Ma küsisin, et kust te võtate, et mina peaks seda teadma. No see on ju näha, kuidas te neid vaatate, nagu te eluaeg oleks neid vaadanud. Ma ütlesin, see on küll õige, aga ma olen neid raamatust vaadanud. Aga kui sa oled niivõrd kiindunud raamatutesse ja neid päevade ja tundide viisi jälle ja loed, siis on sul niivõrd mälus, et kui ma esimest korda kõike neid siis tegelikkuses nägin, see sama ja nii ta ongi. Päris harilik tundus siis äkki kõik. Isegi mitmed asjad ma lootsin, et on veel vägevamad, mis on. Nii et võib tõepoolest väga mitte ligi pääsedes teha ikka töö nii ära, et sa tunned ja tead seda asja päris hästi. Ja seal siis pärast itaallastele nende omi asju seletada, see on tundsin siis mitte uhkust niivõrd oma isiku pärast, kui äkki tundsin, et pagan võtaks. Eestist tuleb mingi poolmetslane kuskilt põhjast sealt ja näete, eks ole. Tuleb ja peab teile siin põhjaliku esteetika loengut, olgu see siis renessansi kunstiteoste kohta, muidugi mitte kõikide kohta. Aga mida tähendab see niimoodi ja vaat see meetod väga hästi töötas ka Olga Kaljundit, keda ma oma õpetajaks pean kunstiesteetika alal. Oli väga tark naine, tõesti tark naine, mehelikult tark. Sealjuures sümpaatne ja kena ja kõik. Ja tema minu käest ikka võttis lugeda dogmaatide raamatuid ja ütles, et keskaja ja varakeskaja kunsti me ei saa aru ega ei mõista, kui me ei tunne kiriku dogmaatikat. Sellepärast ikka ma pidin oma dogmaatide raamatuid tooma talle. Need olid ühte lugu jälle tema käes. Ikka jälle tal oli neid tarvis ja mul ka jälle, nii et see käis kahte pidi. Ja see tema meetod oli ka mulle muidugi väga nii torkas nina sisse ka ühele patristika tegelasele lähtuvalt esteetikast, nii et ma pean talle tänulik olema. Nüüd siis Konstantinus Suur aastal 313 Milano ususallivuse edikt kuulutati kirik. Kristlik religioon tähendas kirikut, see ei olnud mingi udune niisugune kristlus, vaid konkreetselt institutsioon. Hierarhiliselt korraldatud õpetuse ja distsipliiniga varustatud institutsioon saab lubatuks religio licita. Sellega lõpevad jälitused. Ja kuna kirik oli tõusev suurus, siis Milano edikt, ususallivuse edikt, mitte teistele ei andnud juurde mitte midagi, kuid andis juurde kristlikule kirikule. Ja kirik saab Konstantinusest alates siis juba niimoodi avalikult täiesti takistamatult võimsalt keisri toetusel tegelikult ja kõige suurem kiriku toetaja oli keisri ema Helena. Tema juhatas ka arheoloogilisi kaevamistöid Jeruusalemmas, kust igasuguseid imeasju välja kaevati, ka Kristuse rist. Niimoodi on see väga lühike lugu ja Konstantinus rajab siis Konstantinoopoli, ehitab siis uue pealinna uueks teadvuseks, kuna vana Room oma teadvusega ei sobi uueks impeeriumi keskus läheb itta ja toimub üks niisugune protsess nagu kristliku religiooni muutumine tasapisi poliitiliseks ideoloogiaks. Milleks ta lõplikult saab siis 395, ütleme, Theodosius Suure ajal. Ta saab riigi usuks. See sajand ta veel ei ole riigi usk ametlikult, ta on võrdne teistega. Ja 365 Julianus Apostata, kes oli väga haritud mees ja tahtis taastada paganlikku religiooni. See on hea, et ta selle katse tegi ja tegi veel lühikese kristlaste jälituse. See oli ajaloolises mõttes hea samm, sellepärast, et see näitas, et see ei lähe enam läbi, see ei toimi enam. Ajalugu on mujale läinud ja teisele poole. Nii et Konstantinus taipas suure riigi mehena ära mida? Impeeriumil ei ole enam metafüüsilist alust, transcendentaalset alust.
Ükski riik ei püsi selle jumaliku dimensioonita. Kui seda ei ole, siis põhialused puuduvad ehk puuduvad legitiimse võimu alused. Impeerium klammerdus kiriku külge, et me ei hukkuks, klammerduti kiriku külge. Ja nüüd Konstantinoopolis sünnib siis bütsantslus. Meil on siin bütsantslusest väga niisugused halvad arusaamad üldiselt ja tagumisest reast üks mees mind juba vaatab, kes ilmselt bütsantsi eriti ei armasta. Ja ma saan ka aru, keskaja kultuurikorüfee Aron Gurevitš, Moskva ülikooli õppejõud, alguses tahtis siis spetsialiseeruda bütsantsile ja ütles, aga seal oli nii palju kurba, et ta valis hoopis keskaegse Euroopa ühiskonna. Nii et oli sellel teemal ka juttusi. Ja bütsantsi ja siis Lääne-Euroopa keisririikide kujundamisel, see on nüüd kõige huvitavam ja vajalikum protsess meil. See on Augustinuse La Città di Dio, see on siis Jumala riigist. Ma ainult võtsin näitamiseks kaasa, toob selle legitiimsuse põhimõtteliselt välja. On kaks riiki, Jumala riik ja inimeste riik. Ja need on vastandikud. Need ei saa lepitada neid omavahel. Kas on üks või on teine? Ja alati on nende vahel siis see jägelemine ja võitlus, mis näiteks keskaja kultuuris oli paavstide ja keisrite omavaheline kakkelus selle üle, kellel on ikkagi suurem võim või õigus määrata kohalikke piiskoppe ametisse. See oli investituuri tüli, sõnast investire riietama, kes siis piiskopile tohtis selle saua kätte anda. Ja Konstantinus suure riigimehena saab siis aru, kuivõrd impeerium alles jäämiseks vajab teoreetilist õigustust ja legitiimsuse alust. Selleks saabki siis kirik ja Theodosius Suur, kes on ka suure nime saanud, viib selle lõplikult ellu, millest alates muutuvad siis keelatuks juba teised religioonid. Ükski religioon ei saa iialgi olla tegelikult viimseni salliv, eriti kui ta võimul on ühegi teise vasta. See on mõttetu süüdistada. See on tänase päevani tulnud ja praegu toimub protsess Euroopa Liidus, kus Euroopa Liidu ideoloogiat tahetakse ka absoluutseks teha ja juba mees või naine olla on varsti karistatav. Nii. Ma ei tea, mis sa pead siis olema ja kuidas see, niimoodi. Meestele süstitakse hormooni, et neil hakkaksid ka kasvama ja nii ja naa ja kõiki puha. Hullumaja, lõpp ühesõnaga, lõpuagoonia. Millest siis, ja Theodosius Suurest üks huvitav seik. Ja see seik on see, et kui Thessalonikas oli rahvamäss, kuivõrd see mäss eriti oli, aga tihti, kuna keisril on võim ja keiser on ka inimene, ja antakse käske hetkelise emotsiooni mõju all. Ja käsk läheb minema. Käsk läheb minema kulleriga. Püüa sa kuller kinni, eks. Kulleri jälitaja kiirus on sama suur, kui kuller ees ära läheb. Ei ole ju telefoni, et saaks helistada. Ma olen näinud küll ajaloolist filmi, kus Rooma legionäril oli elektronkell käe peal. Oli unustatud. Nii. Ja selle käsu kohaselt tuli see mäss maha suruda ja seda tehti Vana-Rooma kombe kohaselt, ega siis nalja ei tehtud sel ajal. Lihtsalt hakiti üks asi siis mõõkadega ära ja oli valmis ta oligi. Ja selle eest Milano piiskop Ambrosius avalikult kirikuteenistuses paneb keisri kiriku vande alla. Näete, kus oli kirikul võim. Ja keiser pidi selleks, et kiriku vandest lahti saada, pidi vist terve aasta jooksul, igal pühapäeval, jumalateenistuse aja seisma kiriku ukse eest tänaval põlvili. Tegi ka seda. Siis sai kiriku sellest vandest lahti. See ei kahandanud tema autoriteeti, vastupidi, see näitas, et ka tema allub Jumala seadustele. Kõik peame alluma Jumala seadustele. Karmil ajal karmid mehed,
Niimoodi käis asi, nii. Ja tehti ära asi, eks ole. Kanossasse läks kah mees paljajalu ja ootas veel mitu päeva ja ööd jalgu pidi seal sulalume sees, et paavst ta jutule võtaks. Ja sellega ta võitis ka paavsti ära. Nii, et ta oma alandlikkusega ja sellega paavstil ei jäänud muud üle enam, kui pidi andeks andma. No. Pärast Henri teeb tagasi selle asja või Heinrich. Niimoodi siis tekib 2 uut liini riikluses. Üks on siis lääneliin ja Vana-Rooma impeerium läheb siis itta ja Ida-impeerium elab veel 1000 aastat kuni Konstantinoopoli langemiseni 1453, kui türklased siis vallutavad Konstantinoopoli ja tänapäeval me tunneme seda Istanbuli nime all. Nii. Mis on siis bütsantsluses see legitiimsus, kuidas see liigub? Kahju, et meil ei ole tahvlit, aga kasutame kujutlusvõimet. Bütsantsi stiilis võim tuleb Jumalalt otse keisrile ja keisrilt siis patriarhile ehk kirikule. Niisugune vertikaalliin, Jumal, keiser, patriarh, kirik. Lääne-Euroopas kujuneb asi vastupidi. Nii. Bütsants oleks muidugi huvitav teema, aga jääme siin niimoodi põhiasjade juurde, mis puudutavad riiki kui sellist. Et Bütsantsi keisrid said siis otse Jumalalt võimu ja teostasid seda ideoloogiliselt riigis kiriku läbi. Seetõttu saavad kirikus eriliselt oluliseks teoreetilised küsimused. See, kuidas on sõnastatud dogma, ei ole sugugi ükskõik. Meile võib tunduda ükskõik mingi sõna tähendus. Võtame 2 sõna. Sarnasus ja olemus ühtne. Selle 2 sõna üle käis kaklemine ja või see suur sõda sajandeid. Ja turul inimesed jagunesid kah siis seda üldrahvalik arutelu, seda kõik arutasid. Ennem kui mingisuguseid tehinguid tehti või turul kellegi käest ostma hakkasid midagi, siis ostja küsis selle puuvilja müüja käest, kas sa oled oma uusiostlane või homoi uusiostlane. Ja kui ta oli teisest parteist, siis ei ostetudki, ei suheldudki üldse. Need etnilised probleemid Bütsantsis teadvustati religioosselt. Ühel ja samal tänaval elavad eri rahvusest inimesed, neid ühendas ühine arusaam dogmast. Mitte rahvus. Esimesel kohal oli see kirikliku dogma mõistmine. Ja milles oli siis vahe? Eks me ole kõik kuulnud seda ütelust vist, et vaidlevad i-täpi üle, eks. See ongi sealt pärit. Homo uusios on sarnane. Homoi uusios on olemus ühtne. Need 2 sõna on täiesti eri sisuga. Sarnasus on inimene on ahvile sarnane. Aga ei ole olemus ühtne. Nii. See on põhiline erinevus. Kas Kristus on Jumala sarnane või Jumalaga olemus ühtne? See oli oluline teema. Ja nüüd selle teema üle käib seal tükk aega võitlus ja nüüd võite ise arvata, kui keisriks saab mees, kes on homoiusiuse poolt, siis jälitatakse homoiusislasi ja kui vastupidi on, siis on vastupidi. Kirikuisa Athanasius oli 17 korda asumisele saadetud. Keiser tahtis teda ära tappa, aga nõunikud ütlesid oi, seda ära tee, ta on nii kuulus mees, siis sa teed tast märtri ja see on sulle kõige kahjulikum. Keiser küsis, kas siis tõesti minu impeeriumis on inimene, kelle üle minul ei ole võimu? Ja targad nõunikud ütlesid, jah, keiser, sest Jumal on üle kõikide. Ja Athanasius oli siis, temast on pärit ka ilus lugu, kuidas, et valetada ei tohi, aga kuidas toimida siis, kui vale võib esile kutsuda suure kurja. Väga lihtne. Järjekordselt Athanasius põgeneb. Politsei ajab teda taga. Athanasiust politsei isiklikult ei tunne, aga talle on öeldud, et näe, see, kes seal läheb, ongi. Athanasius jookseb nurga taha, keerab seal ringi ja tuleb rahulikult jalutades tagasi viletastes. Politsei jõuab joostes sinna nurka. Kas te nägite, kas siia tuli keegi? Ja nägin küll.
Kus ta on? Ta oli natukese aja eest seal. Athanasius ei valetanud. Ta ju oli natukese aja eest seal. Minule õpetati seda selliseks käitumiseks, kui tõtt rääkida ei tohi. Aga kui valetada ka ei taha. Mul oli ühe mehega siin juttu, kes oli nii printsipiaalne, et tema mingil juhul iialgi ei valeta, aga siis, kui see teise inimese surma saadab. Aga nüüd kujutage ette, et mõrtsukas ajab tänaval taga kedagi teist. See inimene peidab enda auto alla ära. Mõrtsukas tuleb, küsib, kas te nägite, kuhu ta ennast peitis? Kas siis peab ütlema või? Ja, näe seal, mina ei valeta. Sa saad kaassüüdlaseks mõrvas, on nii. Siis on kaks asja. Sa kas leiad ka Athanasiuse taolise osava vastuse või sul on kohustus väike valetamise patt võtta enda hinge peale selleks, et ära hoida suuremat pattu. Tegelikult sa päästad oma väikese valega kaks inimest. Ühe elu ja teisel ei lase mõrtsukaks saada, eks? Vaat niimoodi peab elus tihti neid valikuid tegema. Aga üldiselt on reegel see, et katsuda, ka pisivaled rikuvad meid, midagi pole parata, sest ta on vale. Ja ikka jälle pisikene nisukene tinksukene sinu hinge, nii et ikka maksimaalne tõearmastus ka pisiasjadesse ja pisivaledesse, ka neid pole vaja. Aga ma ütlen, elada on keerukas. Iga hetk sa pead midagi otsustama. Ja kõige lihtsam on meil, nagu me kõik teame, eksida. Selleks ei pea isegi tihti pingutama. Aga teinekord jälle me pingutame hirmus palju, et tingimata eksida. Seda inimloomust, seda pole vaja kaugelt otsida. Kui saab silmi pöörata nii, et nad vaatavad sisse pidi, siis sa näed seda kõike. Nii, ei olegi kaugemal. Vennas me näeme seda muidugi kohe ära, aga ise endas võtab see vaeva natukene, et seda märgata. Nüüd siis, missugune oli Lääne-Euroopa arenguliin? Peale neid segaseid varakeskaja aegu, rändrahvaid ja kõik need niisugused protsessid, kuidas Lääne-Euroopa, mis protsess on meie jaoks praegu oluline? Selle protsessi nimi on siis renovatio impeeri, impeeriumi renovatsioon. Rooma impeeriumi lummus, tema ajalooline saavutus impeeriumina, mis hõlmab endasse ükskõik missuguseid rahvaid. Rooma impeeriumis ei olnud rahvusküsimust, tõesti ei olnud. See ei olnud üldse oluline. Rooma kodanik pidi olema. Nii. Ja see Rooma impeerium, tema lummus oli niisugune, et sellest ei pääsenud keegi. See pidi jätkuma. Mis oli nüüd selle impeeriumi metafüüsiliseks aluseks, kui Konstantinus viis keisri võimu Bütsantsi ja tekkis bütsantslus, siis poliitiline võim oli lahkunud Roomast. Roomas oli ainukene isik, kes oli kõige suurema võimuga, kes see oli? Rooma piiskop, paavst. Seega langes paavstile Lääne-Euroopa impeeriumi piirides see võimu täius sülle ja pähe, kas sa tahtsid või ei tahtnud. Sest võimu tühemikku ei teki. Ja ainukene isik, kes seda tühemikku sai täita, oli paavst. Seega tekib Lääne-Euroopa keisririigi taastamis või selle jätkumises hoopis teine liin. Jumal, kirik ja keiser. Nii. Mitte otse keisrile ja kuningale, vaid kirik on vahel. Kiriku kaudu saab alles valitseja legitiimseks. Ja nüüd toimubki meie ajaloo jaoks kaks huvitavat liini, idaliin, idakiriku liin, sest idakirik on hiljemalt Theodosius Suurest alates bütsantsluse ja sealt edasi ka Vene impeeriumi ideoloogiline alus, kuid see alus allub ilmalikule võimule, kelleks on keiser, kes võimu saab otseselt Jumalalt
ja mida kirik ainult kinnitab. See on Lääne ja Ida impeeriumite eripära. Mina tunnen mõlemat, minul oli kohustus tunda mõlemat ja sellepärast ma ka nii palju seal Venemaal tolgendasin ja elasin Armeenias, kus oli kõige parem võimalus vahetult seda bütsantsi niimoodi suuga lausa maitsta. Armeenia kroonikud kirjutavad siis frankide väest, neil olid pikad kilbid, mis toetasid otsapidi maha ja kõrged, et frankide vägi seisis nagu müür liikumatult ja araablaste ratsaväe petterünnakud, et meelitada frankide väge liikuma, frankid ei teinud väljagi, jäätunud müür. Ja nädala jooksul ei õnnestunud araablastel seda müüri niimoodi, et hakkaks kuidagi liikumine, et saab segada ja lahingut alustada. See oli närvide sõda ja selle nädala jooksul söödi sellega siis araablaste närvid läbi. Ja siis on ilus kirjeldus, kuidas ja 7. päeva hommikul hakkas see frankide jäätunud müür meie poole liikuma. Seda kirjutab Araabia kroonik ise. Ja see oli kohutav paanika, mis siis araablastel lahti läks. Nad said seal armetu koosa ja lasid sealt jalga ja tulid. Sellega päästeti Euroopa araablaste käest aastal 732. Selle tõttu Karl sai omale, siis Karl tähendab tõlkes julge ja martell tähendab haamrit. See, kes siis haamerdas ja vasardas need minema. Karl Suur, 1,90 mees ja siis soovitan teha külaskäik teil Aacheni linna, mis on Karl Suure linn. Seal on siis kõik kõneleb temast ja ka see arhitektuur, mis seal on ja tema muuseum ja kõik sellega seostuv. Karl on siis tegelikult uue liini rajaja legitiimsuse reas. Kuni sinna maale frankide kuningaid valiti rahva poolt, tekkis dünastia, see läks, see dünastia hakkas paraku kahjuks alla käima ja degenereeruma. Selle tõttu näiteks, kui vaatame korraks tagasi Egiptusesse taheti hoida seda jumalate liini. Ja selle tõttu Vaarao järglane pidi olema ka suhteliselt lähisugulane, see geenide mäng oli selline, et Vaarao poeg pidi abielluma vist siis Vaarao venna tütrega, midagi niimoodi see mäng seal täpselt käis kuidagi. Et pidi sama, arvestati täpselt geneetiliselt seda geenide mängu, kuna geneetikat tunti nii Sumeri kui Muinas-Egiptuse kultuurides suurepäraselt ja osati ka praktikas rakendada. Nüüd, kui senini siis kuningavõim oli päritav ja vereliinid olid olulised. Vereliinid on alati olulised, aga vereliine peab oskama värskendada selle tõttu ka keskaja keisrid ja Karl Suur ise tõid omale printsesse Kreekast. Jälle väga kummaline ja väga tark tegu idast. Ja Karl Suurel oli küll 17 last, nendest 11 olid legitiimsed või siis seaduslikud, aga kõik elasid sõbralikult ühes palees. Tolle aja arusaam oli see, et kuningas on nii nagu viikingi kuningas oli, ta on kõige võimsam isend karjas. Ja seega on kõige suurem õigus järgnevat sugu sigitada kõige võimsamal isendil. Tal oli ülesanne olla nii-öelda tõupull. Näiteks Inglise manduv kuningakoda tahtis ka oma manduvat liini värskendada ja otsiti üles Diana. Diana suhtes täpselt kõik geeniuuringud ja vereproovid ja asjad ja kõik viimseni, kas ta sobib selleks, et seda manduvat verd värskendada ja sünnitada jälle terved jälglased, et Inglise dünastia püsiks. See on võimu küsimus ja lõpetame selle armastuse loba ära. Riigijuhil oli armastusega mingit tegemist. Aga Karl Suure, selle lemmiknaine või kes tal oli seaduslik naine, see kreeklanna, sellest räägitakse ka, et see kujunes ka ilusaks armastuse abieluks. Ja nii, et abielu armastus sünnib abielu jooksel ja
see on palju püsivam kui niisugused algsed plahvatused, mis siis on ja kustuvad ka ruttu. See on omaette väga huvitav lugu, kui Karl Suur käis sõjakäikudel Hispaanias, siis suures vankris oli tal ema kaasas ja muuseas iga võimsa selja taga tuleb otsida keda? Ühte võimsat naist ja selleks on ema. Karl Suure tegi tema ema. Raudne naine, ta oli sõjakäikudel seal vankris kaasas ja alati nii-öelda poisil kukil kõikide asjadega, mis vaja oli. Nii et alati, kui näed vägevad mehed, siis küsige, kes oli ema? Nii et naise roll ja rüütli kasvatuses esimesed 7 aastat kasvatati rüütli last ainult naised. Mis te arvate, et see oli mingisugune lullutamine ja nunnutamine ja ellitamine? Ei. Kui naisterahvas ütleb poisile ette, mismoodi mees peab olema, see mõjub palju paremini. Kui naised juba koolitavad selliselt, et mees peab olema vaat nisuke ja nisuke ja nisuke ja nisuke ja nisuke. 7-aastaselt tuli kodust ära anda. Võõraste kätte, et ikkagi oma kodus on ikka liiga pehme olla, õige kasvatus on selline, mis on karmim ja palju tõsisem. Ja eks siis oli neid seenisi küll, kus poisikene nutab ja peab ära minema ja ema püüab veel lohutada ikkagi inimlikud suhted ja kõik, aga karm asi. Isegi see film sellest Franz Josefist vist või Austria Habsburgidest on see stseen välja toodud, kui laps nutab ja ei taha ära minna, aga peab minema. Saadeti teise rüütli juurest järele ja seal ta oli rüütli toapoiss, kannupoiss, siis läks tallipoisiks, ta pidi kõik astmed läbi tegema kuni rüütlini. Ehk teisi sõnu, reamees, kapral, seersant, allohvitser, ohvitser, kindral, marssal, eks ole. Järjest. Poliitikud teevad ainult selliseid kindraleid, et mingisugune tegelane äkki on pagunid peal ja vaatad, et ohoh, ma pole siin veel Roomamas Boris näinud ja juba. Näe, imevärk küll. Oi, need parketikud. Parketsikud. Minul on ühest sellisest kasu olnud. Tegi mulle kaebuse, kes tuli presidendi käsundusohvitseri ametikohast staapi tööle ja siis oli kurb, et tema nüüd saab vähem palka ja tegi mulle kirja, et tema tahab sama palka saada, mis enne oli. Nii. Mina siis andsin asja edasi ja siis küsiti, palju mina palka saan ja siis selgus, et mina saan temast vähem. Ülemus vihastas ja ütles, mis asja? Võttis telefonitoru ja ütles, palju laimne palk on? Otse kohe panete nisukeseks. Mina sain palga kõrgendust, aga temale ei antud. Nii et näete, elus juhtub niimoodi ka. See oli tore lugu. Ülemus oli imestas, kuidas nii, kas te ei saagi rohkem palka? Vast endale ei sobi küsida, seda otsustate teie kui minu ülemus. Korraldas asja ära. Nii et läänes tekib siis teine ja nüüd renovatio impeeri on oluline moment. Rooma impeerium, tema lummus ajaloos, tema legitiimsus jumalatest. Ja nüüd Rooma impeeriumi legitiimsust esindab kes? Paavst. Nüüd selleks, et Karl Suur, kes on kuningas, frankide kuningas, kuid ta ei ole keiser. Rooma eesotsas ei saa olla Rooma impeeriumil mitte kuningas, vaid keiser. Keisri tiitlit saab anda, see tuleb ainult jumalast, kuna see hõlmab mitte ühte rahvust, vaid rahvusvaheliselt kõiki rahvusi. Ja nüüd Karl peab saama paavstilt pühitsuse keisri ametisse. Selleks Karl läheb Rooma ja Leo III pühitseb ta suure Rooma impeeriumi, püha Rooma impeeriumi keisriks. Sellega algab läänepoolne renovatio impeeri romanorum, Rooma impeeriumi taastamine või renoveerimine ja ühtlasi tekib teooria translatio impeeri, et impeerium võib säilitades oma legitiimsust liikuda
aegruumis ühest kohast teise. Missugune on Ida-impeeriumi oma pühaduse teadvus? Kõik te vist olete kuulnud, et Venemaad ikkagi öeldakse Svjataja Russ, püha Venemaa. Venemaa on püha. Venemaa piirid on alati olnud liikuvad. Miks? Sest et ta ei ole rahvuslik piir, vaid ta on impeeriumi piir. Impeeriumi territoorium on püha. Sacrum imperium. Järelikult, kui seda impeeriumit nihutada ühe teise territooriumi kohale, siis selle läbi see teine territoorium pühitsetakse samuti pühaks impeeriumiks. Meie elame siin Venemaa ääres ja me ei ole ikka omale suutnud seda niisugust fenomeni selgeks teha teoreetiliselt. Missugune mõtlemise viis selle taga tegelikult on? Sellepärast, et kuhu on Vene sõduri jalg astunud, see on Venemaa. See on Bütsantsi ideoloogia, püha impeerium liikudes ja laienedes pühitseb selle kõik pühaks. See on hoopis teine teadvusseisund, mida meil on raske mõista. Nii. Hoopis teine tasand mõtlemist. Et see mõtlemisviis ühineb inimesest kindlasti ka oma rahvusliku šovinismiga, no see on selge. Nii nagu Vene õigeusu kiriku ideoloogia sai ka suurvene šovinismi relvaks, nii kommunistlik ideoloogia muutus paraku elus samuti suurvene šovinismi relvaks. Sest idas on kirik olnud alati võimu all. Peterburis hea mõtisklus teema teile senati väljakul, seal on siis hoone kaarvärav keskel 2 poolt. Svjatoi sinod, svjatoi senat. Püha senat ja püha sinod. Tähendab, kirikuvõim ja ilmalik võim on ühes majas. Nii, seda peab alati silmas pidama. Nüüd läänes siis tekibki see fenomen, et võimu legitiimsus ei pea enam kindlasti kinni pidama vereliinidest, vaid ta tuleb kiriku läbi. Ja selle tõttu dünastiad võivad tekkida, aga dünastiaid võib ka uue dünastia teha. Sest võimu legitiimsuse liiniks ei ole enam veresuguluse liin, vaid ülevalt kiriku kaudu antud legitiimsus. Ja see on siis nüüd tolle aja Euroopa ajaloos uus nähtus, mis läheb edasi keskaja suure Saksa rahva Püha Rooma riigi temaatikasse edasi.